Ja ongi nii. Oleme jõudnud sellel teekonnal tõe teel. Sellesse sektorisse, kus kohas valgus suurenes. Kui sa võrdleksid eelmise videoga, kus kohas valguse ja pimeduse vaheline kõikumine saatis tervet seda videoteksti, siis nüüd on süttinud üks uus valguskandja. Ja minu vana havetunud, kortsunud näo lapikene särab valguses, sest süttis üks uus valguskandja. Sõber, valguses hakkavad välja joonistuma varjud, mida kirkamaks see muutub. Kui ma paneks siia veel ühe valguskandja juurde, siis selle uue valguskandjaga automaatselt muutuksin ma näost veel 5 aastat vanemaks. Ja kui ma paneks veel võimsama ja tuleks lähemale, siis ma muutuksin 10 aastat vanemaks, sest ma olengi vana mees. Aga kuna ma ei ole noor naine ja ma ei ole üldse naine, siis ei ole mul ka midagi põhjust häbeneda. Mida suuremaks muutub valgusvoog, seda selgemalt joonistuvad välja varjud ja puudujäägid, praht, tolm, räpasus ja nii edasi ja nii edasi. Mida suuremaks muutub valgusvoog, seda selgemalt me võime näha valesid. Valesid, mis on tõe antipood teadupärast. Sest tõde saab olla ainult ühene. See on tõde. Täpselt nii, nagu esitatakse mingit informatsiooni ükskõik mille kohta. Ükskõik kui alasti, ükskõik, me kõik teame seda käibevormelit, et kas parem on ilus vale või valus tõde. Me kõik viimseni ka seda kasutame aeg-ajalt elus või vähemalt mõtleme selles kategoorias. Mis on Jumala silmis parem? Kas ilus vale või valus tõde? Niisiis olemegi jõudnud siia kohta. Nüüd välja. Olgu see tõde ükskõik kui valus. Ta on siiski tõde. Ja olgu vale ükskõik kui ilus, ta jääb ikkagi valeks. Hea põhjus esitada taas üks mulle tohutult armas, mis on mind aastakümneid saatnud, üks mõistukõne. Ja kui üks asi on armas, siis tasub seda taas ja taas uuesti korrata. Ja see kõlab niimoodi. Ma olen seda ka korduvalt Facebookis kirjalikult esitanud, kirjutanud uuesti lahti ja iga kord tuleb sinna mingi juurde, mingisugune väike värvikas detail, aga tervikuna kõlab ta niimoodi. Elas ühes kogukonnas kunagi auväärne ja väärikas preester. Ta oli juba vanamees ja kogukond oli ammugi harjunud tema õiglase meele, tema puhtate ja eeskujulike eluviisidega. Ta oli igati auväärne ja väärikas kogukonna liige. Kui nii jõudis kätte päev, kus kohas juhtus midagi. Juhtus midagi häbiväärset. Informatsioon selle häbiväärse sündmuse kohta jõudis terve kogukonnani ja see häbiväärne lugu, mida kõik sosistasid ja teadsid, mis oli küll tõestamatu, aga kõik teadsid sellest ja see liikus suust suhu. See häbiväärne sündmus seondus otseselt selle vana väärika preestriga. Järgmine pildikene. Selle väärika preestri ees seisab ajakirjanik. Aupaklikult ja isetuna. Esitab järgmise küsimuse. Lugupeetud preester, meie kogukonna au ja uhkus, kellest me teame terve teie elu ja et te olete aus ja väärikas mees. Kuidas te kommenteeriksite
nüüd seda sündmust, mis on jõudnud kõigini, mida seondatakse teiega. Ja mis kõige olulisem, küsimus, kuidas te kõige selle keskel olete säilitanud sellise rahu, tasakaalu ja jätkuvalt oma armastusväärsuse. Ja vana preester vastas selle peale väga lühidalt ja lakooniliselt. Kui see, mida minu kohta räägitakse, mida kõik väidetavalt teavad, kõik, terve kogukond, kui see on tõde, siis ma ei näe vähimatki põhjust selle üle ärritumiseks, vihastamiseks. Sellepärast, et see on ju tõde. Juhul kui see, mida kõik väidetavalt teavad, on vale, siis ma ei näe vähimatki põhjust enda õigustamiseks, kaitseks ja sellesuunaliseks tegevuseks mitte mingil kujul, sest see on ju vale. Kas ei ole armas lugu? Ja see ongi niimoodi. See lihtne mõte võikski olla selle praeguse meie kohtumise hetke peamiseks teemaks ja mõtlusaineks. Aga me räägime veel. Head päeva sulle.